Ma olen Oda, igal reede õhtul diagonaalis käin, kuid ükskord purjussetturitega ma kimpu jäin. Nad tulid minu juurde, küsisid mult Oda, et kas meistki kunagi võiks saada Oda. Jah, võib, ma ütlesin, kuid eks teil enne tule käia pikalt otse läbi vee ja tule. Ja seda ära arvata ma kuidagi ei või, miks selle peale üks settur mind diagonaalis lõi. Õnneks on nüüd siis jälle hakatud malele rohkem tähelepanu pöörama. Suuresti ka sellest, et Paul Kerese juubel, ja malekool on uuesti pihta hakanud, kes hommikuti televiisorit vaatab. Ja kooli, kes mängitakse jälle malet, mille üle on väga hea meel. Nii et siis raamatukogu poolt siis nii palju raamatuid. Ja tuleb välja, et need on ka kõik ainueksemplarid, et kui nüüd keegi tahab male raamatut laenutada, et siis ta peab siit näituselt ära võtma. Et niimoodi on lood. Huvitav on lugeda, et nendest lehtedest pandi juurde, et malering ja maleklubi asutati, aga mitte ühtegi malenuppu ei olnud. Ja öeldi, et kui tulete maletama või tulete maleringi, võtke oma malelaud ja malenupud kaasa. Aga kaasa vist võeti, malekellast ei olnud juttugi, ega praegu ei leia ka malekella ega neid malenuppe, neidki väga palju ka ei leia, nii et milles mõttes on see aeg tagasi tulnud. Kui siis sõjaaega veel natuke meenutada, siis tegelikult sõja ajal olid Võru spordielu ühed etendajad, saksa sõdurid. Nad püüdsid igati, kõige rohkem mängiti muidugi jalgpalli ja siis kutsuti ka kõik kohalikud mängima ja siis saksa sõdurite puhul tehti ka jalgpalliplats ja puha korda, aga nad kutsusid ka selliseid malemänge või selliseid malelaadseid mänge mängima ja mitmeid selliseid lauamänge ka mängima. Ja meil siis kogus on saanud üks selline omamoodi huvitav malelaadne mäng. See on küll rohkem sõjaaja mäng, kui seal vajata raketid ja pommid ja siis sõdurid ja need on olemas, aga nii et see mäng on ka siis kuidagi siia jõudnud. Nii, see on... Aga minu meelest on alatasa igikestev küsimus alati, et kumb on kuningas, kumb on lipp. Me tuvastasime täna. See on alati kokkuleppe küsimus tegelikult olnud. Me täna tuvastasime, me juba märkisime. Teine poole. See on kuningas ja see on lipp. Väga hää, mina kasutasin ka samamoodi. Muide, male eelkäija, male on tohutult arenenud ja algusen ta nimi on Satranj või midagi siukest, Indian. Ja male arengu oma on sihuke see, et ratsu käve vanasti ka niimoodi. Vanker käve ka niimoodi nagu ta käve. Lipp oli sihuke kehvake, lipu põhifunktsioon oli kuningal ette tõmmata, kuningat kaitsta, et ründejõudu alles ole, et tema käigujõud on samasugune nagu kuningal. Nii et ta olgi vist siuke, kes on nagu ihukaitsja, et hüppas ette, kui kuningat rünnatas. Ja Oda oli ka teatud määral oli piiratu, aga Odal oli siis vanasti oli siuke funktsioon, et ta sai ka üle välja hüpata nagu ratsu. Aga ta ei saa eriti kaugele, ta sai ainult katsruutu edasi liiku, ei rohkem ega vähem.